Tere hommikust, head inimesed, head kirjanikud, head kirjanduse armastajad, head ene sõbrad, lähedased inimesed. Minul on siin praegu seistes austav ülesanne avada meie konverents Aeg, elu, lugu Eesti Kirjandusmuuseumi direktori nimel, kes kahjuks ei saanud täna tulla, kuid elab meiega kindlasti kaasa. Meid ootab ees 2 pikka päeva. Täna on meil 4 ettekannet ja homme 9 ettekannet. Seda konverentsi oleme me ette valmistanud Ene Mihkelsoni seltsiga ja Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusuurijate kultuuriloallikate töörühmaga 1,5 aastat. Ja ma juba soovin ette vastupidamist, kohalolemist ja palju mõtteid ja olemist Enega, kes kindlasti on siin meiega. Ma ütleksin paar sõna selle näituse kohta, mis on siin taga arhiivides ja siin seintel. See on väga eriline näitus. See näitus, siin võib olla vigu mõnedes nimedes. Sellel näitusel on veel nimevaev. Tal ei ole nime. See nimi tuleb. See näitus valmis täna hommikul lõplikult. Ja seal seina peal te näete kunstnik Elle Palumäe kujundatud näitust, mis on mõeldud Ene Haanjamaale, kus oli Ene maakodu. Siin seintel on pildid, mis olid Ene kodus. Ja kindlasti paljud tunnevad need ära, kes olid Ene külalised tema kodus. Ja nüüd, see näitus on valminud Eesti Kultuuriloolise arhiivi poolt väga heas koostöös kolleegidega Vilve Asmeriga, Elo Maandiga ja paljude teiste inimestega, kes kaasa aitasid. Ja aitäh praegu ette, selleks on õige moment. Ja nüüd ma palun siia tutvustama näitust ja meie konverentsi Ene väga lähedasel eluaegsel sõbral ja tema pärandi hoidjal Marjul. Tere hommikut, tere tulemast Ene 75. sünnipäeval, mis küll on alles 21. Aga me mõtleme kõik, kes me nüüd tundsime kindlasti temale mitte ainult sünnipäeval, aga juubelisünnipäevad on alati nagu suurendusklaas, mis lubab meil näha võib-olla neid detaile, mida me iga päev ei märka või mõtle neile. Ja täna siin selles majas Eesti Kirjandusmuuseumis, ma ütles kirjanduspühamus, on üleval tõepoolest näitus Ene kuidas öelda, Ene jälgedest, kusjuures ma tahaksin kohe öelda, Ene on ise öelnud, et ta on jäljekütt. Ta vaatab aega kui jäljekütt ja samas Ene ise alati hoiatas kirjanikke nägemast läbi nende maiste jälgede, mis nad on jätnud oma ellu. Tema meelest, ta oli sellest sügavasti veendunud ja ma jagan tema veendumust, võib see viia hoopiski eksiteele, kui me tahame selle kaudu mõista kirjaniku loomingut. Ja ma arvan, et see on võib-olla väga oluline ka selles kontekstis, et Ene ise, nagu me teame, läbi kõige, mida ta kirjutas, otsis midagi hoopis enamat kui seletust oma elule. Ma arvan, kõik mäletame seda Ene rida Jumal mängib meiega. Ja see
mäng, mida Jumal meiega mängib, kõigi inimestega, oli see mäng, kus Ene tundis ennast vastasmängijana, kaasamängijana, läbi selle mängu jõudmaks lähemale arusaamisele, mis üldse on inimese elu siin maailmas. Ja ma väga selle tõttu loodan, kuna meil on siin ka meie väga head partnerid, ma mõtlen seltsi kirjandusõpetajad ja minu meelest seltsi tegemistes see töö, mida tänu väga paljus Lea Toomingale, Aia Sakovale, Merle Karusoole ja teistele sai tehtud, et tuua kooliõpetajad seltsi tegevusse ja aidata seltsi kaudu kaasa sellele, et meie uus põlvkond sõna otseses mõttes õpiks lugema kirjandust, õpiks lugema luulet. See võib-olla oli seltsi tegemistes kõige lähemal sellele, mida Ene oleks soovinud. Sest Ene üks selline läbiv mõttev küsimus, millega ta ka lahkus, millega me kõik lahkume, oli, kas sellel kõigel on mõtet. Ja kõigel on mõtet ainult siis, kui see mõte elab edasi ja kui see annab uusi mõtteid. Nii et ma arvan, et seltsi asutamine ja seltsi tegevus selles suunas, et tuua läbi Ene loomingu uus põlvkond ka laiemalt üldse kirjanduse juurde, kultuuri juurde. See on olnud väga oluline. Ja et see kajastub ka meie tänases konverentsis. Ma arvan, see on meile kõigile selle konverentsi, ma loodan, üks helgemaid osi. Ja meie konverentsil on täna veel üks teine niisugune ja ka kolmas niisugune helge hetk ja ma väga loodan, et Ene, kus ta ka on, elab just nendel hetkedele ka kõige rohkem kaasa, sest ma usun, et see on ka see, mida tema võib-olla kõige olulisemaks ise pidas. Me andsime koos Tartu Kultuurkapitaliga, seltsiga välja esimese kultuurimõtestaja preemia. Ja kultuuri mõtestamine, kultuuri väärtustamine, see, et inimese elu üldse ei olegi midagi muud kui see, mis on läbi kultuuri arusaadav või mõtlema kutsuv, ennast tundma kutsuv. See oli tegelikult ju Ene jaoks väga oluline. Ja ma ütlesin, et meil on ka veel kolmas erakordne sündmus täna ees. See on uue raamatu, Ene uue raamatu tutvustamine. Ene kirjutas, ja tegelikult ei kirjutanud, väga paljus rääkis seda raamatut kogu elu ja see, et see on nüüd ühe raamatuna kaante vahel, sellega kohtumine seisab meil täna ees. Ja peale selle muidugi on meil ees väga sisuline arutelu kirjanduse Ene loomingu üle ja meil kõigil seltsis oli väga hea meel, kui seltsi üleskutsele või pakkumisele anda stipendiume noortele kirjandusteadlastele tuli väga positiivne vastukaja. Meie homne päev põhiliselt läheb sellele, ma väga loodan, et te kõik olete ka homme meiega, kus noored kirjandusteadlased, tegelikult need, kes teevad Enest doktoritöid, esitavad oma töö tulemusi. Nii et ees on 2 tihedat päeva. Ma ei saa ütelda, et need on sama tihedad päevad, kui olid Ene päevad, sest Ene päevad olid väga tihedad. Kõik see, mis ta tegi, oli väga tihe. Ta oli väga kurb, kui ta alati kuulis, et see on ka väga raskesti mõistetav. Meie üks missioon on see, et see ei tunduks enam nii raskesti mõistetav. Ilusat konverentsi, head Ene sünnipäeva!